Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 82 osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna tõotab tulla väga põnev saade. Ma veel ei tea, kuidas see minema hakkab, mu tore ja armas vestluspartner juba raputas pead. Aga ilmselt me räägime sportimisest, võib-olla keskeakriisist ja üldse sihtidest elus. Tere tulemast, Allan Jaakson. Tere. Kui me siin omavahel enne rääkisime, et ma ütlesin, et sa oled ju vabatahtlikult siin, siis sa hakkasid naerma, ütlesid, et jah, ma olen siin. Jah, vabatahtlikult sunniviisil. Kes sind sundis? Ma ei tea, kodus oli pikad arutelud selle üle. Oi nii, tütrega rääkisid, kes rääkisid, nii tore oli siin ja. Jah, täpselt. Ütleme niimoodi, jääme selle versiooni juurde. Ma olen selle versiooniga rahul. Tegelikult natukene asjalikkust ka siia tänasesse kaunisse esmaspäeva. Täna, kui me salvestame, on ka esmaspäev ja sa tuled just hingamiskapslist. On õigesti öeldud või? Jah, hapnikukapsel vist või mis iganes. Hapnikukapsel, mis asi see on? See on selline kapsel, mis lastakse rõhu alla ja kus ma olen siis tunnikese ja hingan rikastatud hapniku. Miks sa teed seda? Räägivad, et see pidi aitama taastumisele kaasa. Või seal on hästi palju neid asju, mida ta kõike teeb. Ma arvan, et mina pigem teengi seda taastumise osas. Aga seal on hästi pikk list sellest, et küll vananemisele ja igasugustele muudele asjadele, nahale, unele, tal on hästi palju välja toodud neid positiivseid asju, mis ta teeb. Okei, ja sinu siis nagu jooksu mõttes taastumisele või sportimise mõttes? Jah, trennide vahel, et ja kuna on maraton plaanis siin varsti, siis selles võtmes nagu jah, on vaja ta nagu teha või ma soovin, et mu keha oleks selleks nagu võimalikult hästi valmis. No igatahes, kui see saade üleval on siin järgmisel esmaspäeval või õigemini tänasest salvestamisest järgmisel esmaspäeval, siis on sul maraton selja taga juba. Vastab tõele, jah. Kui palju sul on pinget enne maratoni? Kuna täna on sinna nüüd 6 päeva aega, siis vaikselt hakkab tekkima selles osas, et ma ikka vist oskan vahetevahel natukene ka hakata üle mõtlema mingeid asju, et eks ta ikka vaikselt tekib, et teistpidi ma saan aru, et ega ma olen kõik ära teinud, mis ma teha saan ja tuleb seda päeva minna nautima. Ja ma usun, et ega ma naudingi seda lõpuks lihtsalt kuni sinna stardipauguni on natukene aega ja seal ma suudan ka natukene selles mõttes nagu narveerida. Äge on see, et kui see saade kuuldaval on, siis me saame kohe kirjutada alla ka su selle aja ja kogu selle emotsiooni nagu, mis... No vaatame, oleneb sellest, kuidas jooks läheb. Võib-olla ei ole soovi sinna seda aega kirjutada. Kui oluline see aeg on? No, eks ta ikka on oluline. Ma täna ju treenin mingi eesmärgi nimel. Ehk ma teen selle maratoni jaoks selline pool aastat tööd ja ma ikka ootan, et ma suudaksin endast anda maksimumi ja et ma täna ikkagi tahaksin ka uuendada oma rekordaega. Aga see maksimum on ju nagunii, mis sa annad selles osas, et iga kord, kui sa lähed rajale ju? Seda kindlasti. Aga jah, ta on selline, et ikkagi nagu peas olen ma ikkagi mingid eesmärgid endale seadnud ja kuhugi tahaks jõuda, et ma täna tean, et ma igal juhul ära jooksen ja usun, et jooksen ka suures plaanis hea tulemusega. Lihtsalt ajapikk on need ootused läinud enda osas suuremaks ja tahaks neid piire enda jaoks veel nihutada, et kui siin maratoni jooksma hakkasin, siis oli see eesmärk see, et tahaks alla 3 tunni saada ja siis võiks rahul olla sellega. Aga kui see alla 3 tunni aeg saavutatud sai, siis tegelikult said aru, et seal on võimalik veel neid piire nihutada. Mis sul see praegune rekord on siis? 2 tundi 50 minutit ja 57 sekundit. Nii täpselt. Täpselt. Kas maratonis on kõik need sekundid olulised siis? No ikka on ses mõttes, et täna ma saan ju tänu nendele sekunditele veel öelda, et ma jooksin 2.50 maratoni. Kui oleks olnud ju neid natukene mõni sekund rohkem, siis mul oleks aeg 2.51 olnud. See oli nagu mingi eesmärk, see sai saavutatud. Nüüd vaatame, mis edasi saama hakkab. Ja sinul on tulnud see 2.50 nüüd mitme aastaga, kuna sul see esimene maraton oli?
Äkki oli 22 aastal või? Selles mõttes, et mis mul on 4 aastat jooksnud maratoni. Okei. Et jah, tegelikult tahtsin esimesel selle saavutada. Ma arvan, et oma treenituselt ja füüsiliselt olin ma selleks valmis, aga kuna maratoni polnud jooksnud, siis tekkisid nagu mingid muud mured ja siis mul ei õnnestunud, aga teisel maratonil juba õnnestus. Joosta siis alla 3 tunni. Alla 3 tunni, jah, täpselt. Ma just mõtlen, et see areng nagu 4 aastaga, et alla 3 tunni või see on 10 minutit on vahet, on ju, 2.50 ma mõtlen, et see areng on ju päris krapsakas. On küll ja ma arvan, et tegelikult ju ma paar aastat sealt parandasin oma rekordit seal minuti või poole minuti kaupa, siis nüüd eelmine aasta selle Riiaga tekkis selline pea vist 7 minutit parandus korraga, et sealt tuli selline suur hüpe, et tegelikult muidu ma seal sukse arvasid, et minutiga on okei teha, aga siis Riias õnnestus 7 minutit parandada. Oled sa tagantjärele nagu vaadanud või analüüsinud ka, mis seal siis nagu kõik nii hästi toimis, et see 7 mintsa on ju päris palju? See on päris palju selles mõttes maratoni kohta, aga ma arvan, et kõik asjad jooksid kokku hästi, et ma tegelikult olin pool aastat enne Riiat omal natuke ka toitumisosa üle vaatanud, et ma ise naljatasin, et ma esimesed maratonid jooksin siin saia ja Coca-Cola abil, aga siis jõudsid järeldusele, et tegelikult peaks nagu midagi muud tarbima ja igapäevaselt ja kui ma selle ära muutsin ja võtsin ka mingisugused lisaks jooksule veel jõusaali poole endale appi, siis tundub, et see viis nagu hea tulemuseni. Eks sel päeval kõik jooksis hästi kokku ka, et mulle tegelikult, kuigi oli hästi vihmane ja õnneks jooksu ajal seda vihma väga palju ei tulnud, aga tegelikult oli selline märg ja jalad olid juba esimesest meetrist põhimõtteliselt läbi märjad ja litsusid, aga joost oli väga mõnus ja ma pean ütlema, et ma arvan, et vist oli mu 12. maraton tol korral ja kõige lihtsam ka vist peale kauba, et tegelikult nagu lõpetasid finišis ja siis ma ei tea, kas ma seda ütlesin, aga vähemalt ma tundsin seda tunnet, et tegelikult võiks täpselt samasuguse veel joosta, et mingid tunnet nagu, et oleks nagu hullu pingutust teinud ei olnud. Tänaseks oled sa ka ultrajooksja? No tuleb nii välja vist jah, et olen paar korda selliseid, ma arvan, et ultrajooksu mõttes lihtsamaid variante proovinud. Mis see tähendab? Esiteks distantsi osa, mul on 70 kilomeetrit peaaegu käes, et 69,5 vist on, et 500 meetrit on 70 puud, aga ütleme jälle ümardame ülespool, et 70 kilomeetrit on täis. Aga ma olen teinud neid tondirabas, ehk ma olen sisemaratonil 250 ringil jooksnud siis 6 tundi ja 6 tunni jooksul siis selle kilomeetrit kokku saanud. Sest ultrad on hästi erinevad, et osad jooksevad kuskil ju mägedes ja tehakse mingi 6,7 kilomeetrisel ringil neid, et iga tund pead alustama ja nii edasi, et aga mulle tundub, et minu jaoks on see kuidagi sees tiirutamine lihtsam variant, kui kuskil hakata neid künkaid võtma. Ometigi nii palju sõbrad ütlevad, et issand jumal, kuidas sa suudad neid ringe teha. No tuleb välja, et mul vist on selle rutiini talumisega suhteliselt hästi, et ma suudan sellist nagu tuima tööd või sellist nagu no selles mõttes, et ma suudan ennast nagu iga päev ka mingiteks asjadeks motiveerida ja ka see ringitamine, et jah, mõtled oma mõtteid ja kuidagi lähevad ja minu arust on nagu väga lihtne, et ma ei näe midagi keerulist selles tiirutamises. No see, kui sa tõid välja, et enne jooksu või enne sellist võistlusjooksu, et siis ikkagi vahepeal suudad ennast nagu üle mõelda, on ju. Aga mul tundub, et see on vist tähti tavaline, vähemalt selles ringkonnas, kus sina liigud jooksjate seas, et ka su sõbrad nagu suudavad kohati üle mõelda ennast. On sõpru, kes suudavad üle mõelda, on sõpru, kes võtavad väga lihtsalt, et see ongi selline, kellele kuidas, et ma ikka siin paar korda olen suutnud, ma ennem Riiat, et pühapäeval oli jooksu hommikul ja laupäeva õhtul oli tunne, et pakime need asjad kokku ja lähme koju ära ja las keegi teine jookseb seda selles mõttes, et see on selline tegelikult nagu veits ebameeldiv tunne selles mõttes, et sul on kogu aeg selline nagu kõik on hästi, aga samas sa tunned, et midagi närib kogu aeg, et aga õnneks nii kui stardipauk oli seal Riias, siis
kõik need mõtted kadusid ja keskendusid ainult ühele, nagu ennemgi ütlesin, tuima töö tegemisele, et sul võib vaja 42 kilomeetrit lihtsalt alustada ja lõpetada ja siis oli kõik hästi, et Riias läks nagu sedapidi, aga siis pool aastat hiljem Berliinis seal ikkagi, eks seal oli ka ilm ja muud põhjused, mis natukene seda kõike mõjutasid, aga seal see vaim peas ei lõpetanud hästi, selles mõttes nagu, et ikka nagu terve jooksuaja muga üritas suhelda ja diskuteerida selle üle, et miks ma seda teen ja miks ma ei võiks seisma jääda ja ära lõpetada seda, et aga sellest sai ka üle ja sai joostud, nii et selles mõttes polnud tulnud midagi. No see oli hästi põnev, kui sa mulle selle jooksu järgselt rääkisid ja sellest samast, et mingi hääl peas kogu aeg nagu ütles, et ma ei tea, kas sa ikka peaksid jooksma ja äkki peaks nagu realt maha astuma ja... No vahepeal hakkas karjuma lausa mu peale. Kas sinu vaimse tervisega on kõik korras? Ma arvan, see on suhteline küsimus, et ei ole lasknud ennast uurida. Aga tuleta mulle meelde, kui mitu aastat tagasi sa ütlesid, et sa vihkad jooksmist ja sa ei hakka kunagi jooksma? No 2019 suvel hakkasin jooksma, ma arvan, et ennem seda ma seda juttu rääkisin, et jooksjad on imelikud ja miks nad seda teevad endaga ja nii edasi, et ma ei tee seda kunagi. Kuidas sa siis jõudsid selle jooksuni? Mismoodi sinu teekond algas? Tegelikult see on nagu pikem protsess selles osas, et 2016 aastal, kui ma vaatasin peeglisse, siis see inimene, kes mul sealt vastu vaatas, see ei sümpatiseerinud mulle. Ehk ma ei teinud tol hetkel midagi, kõik muud asjad olid kuidagi üle pea ja enda keha oli ka käest ära lastud ja siis ma jõudsin otsusele, et mulle see ei meeldi ja hakkasin liikuma. Et viisin lapsed trenni ja iga päev proovisin vähemalt 10 kilomeetrit käia. Ja seda ma vist tegingi mingisugune 4 aastat suht stabiilselt, et ma arvan, et mul oli 4 aasta jooksul võib-olla nädala jagu päevi, kus ma ei käinud või ei liikunud oma niinimetatud samme täis selles mõttes. Et aga siis kuidagi nagu need liikumised läksid järjest pikemaks ja kuidagi tundus, et midagi võiks nagu paremini teha või kuidagi kiiremini teha ja siis tol hetkel ka üks hea naabrimees Alvin mitu korda mul oli ütlenud, et kuule, et sul on nii hea põhi all, et jookse, et hakka jooksma. Ma ütlesin, et ei, et ma ikka ei taha seda jooksta ja see on imelik ja see ei sobi mulle ja siis, kui ta oli veel mingid korrad seda öelnud, siis ma mingil hetkel mõtlesin, et okei, et kas oli 6 aega või 1,5 kuud oli Jaansoni jooksul, et ma ütlesin, mis ma siis niisama jooksma hakkan, et prooviks joosta ja vaataks, mis ma Jaansoni jooksul teha saan või kuidas see õnnestub. Ja siis ma hakkasin niimoodi, et paar korda nädalas, 2-3 korda nädalas käisin jooksmas. Kuna Jaanson oli 10 kilomeetrit, siis ma mõtlesin, et ega ma ju vähem ka ei saa joosta, et ma pean ikka aru saama, et ma suudan 10 kilomeetrit ära joosta, ennem kui ma mingile võistlusele lähen. Ja siis ma tegin seda ja siis ma läksin Jaansonile ja jooksin ka Jaansoni. Selles mõttes endale väga edukalt ära, sest et ma vist jooksin esimest korda 10 kilomeetrit võistlusel kuskil 48 minutiga. Ja kuna kas mõned päevad ennem seda Jaansonit oli Anu käinud sul, Anu Piiro ja sul käinud saates rääkimas mingitest asjadest ja siis tuli tema see treeninggrupp jutuks ja siis ütlesid mulle ka, kuule, aga näed, et Panul on treeninggrupp ja kuna ma neid kollaseid särke seal Jaansoni jooksul hästi palju nägin, et paljud olid must ees, aga mõnest sain ka mina ette, siis sealt ma siis kirjutasingi Anule ja põhimõtteliselt peale Jaansonit läksin Anu jooksutrenni ja sealt see kõik pihta hakkas. Ja tänaseks on teil Anuga nii hea kontakt, et ta teeb sulle ka eraldi kavad nii-öelda? Jah, esimesed aastad ma käisin lihtsalt trennis, tema trennis 2 korda nädalas ja pidasin temaga küll nõu, aga jooksin nii, nagu ma ise mõtlesin. Ja vist peale teist maratoni, kui ma olin alla 3 tunni jooksnud esimest korda, siis tekkis korra mõte, et helistasin ta peale maratoni, ütlesin, kuule, et nüüd on nii, et nüüd ma annan vastutuse sinu õlgadele, et tahan veel kiiremini joosta ja et palun tee mulle siis kava ja valmista mind selleks ette. Ja nüüd ta siis kava järgi ma vist olen äkki 4 hooaega teinud. Aga aeg-ajalt on ka nii, et sul treening nagu näeb ette kava ühte, aga sa ikkagi nagu tunnetad kehapõhiselt ja teed mingeid nagu muudatusi vahepeal. Jah, see on ka nüüd ajapikku tulnud, et tegelikult täna me teemegi nii, et Anu mulle mingisuguse kondikava paneb ette, aga me ikkagi arutame ka koos läbi selle, et mis kus ja kui ma teistpidi tunnen, et seda ei ole palju selles mõttes, ma ikkagi suhteliselt teen ta ära, aga mingitel päevadel, kui on pikad päevad või ma tunnen, et ma ei jõua õhtul neid lõike joosta nii, nagu ma tahaksin või see,
ma ise mõtlen seda, et ei ole mõtteka seda joosta lihtsalt nii, et sul on nagu jube halb tunne sellest või sa jooksed ennast kuidagi nagu nii kuskile kotti või pildituks, et sul on ebamugav, et seda ei taha tegelikult enam teha. Et siis ma pigem kirjutan talle, ütlen kuule, et ma teen seda homme hommikul pigem või muudame midagi natuke ja see on okei, ma arvan, sest et ühtepidi mingit trenne peaks ikkagi tegema nii, et maratoni mõttes just, et kui keha on väsinud, et ka väsinud kehaga teha, sest maratoni peale 30 kilomeetrit su keha on niikuinii väsinud. Ja hea on, kui kehal on see kogemus olemas, mis ta seal tegema peab. Aga vahel on ikkagi nii selline kuidagi tühi ja raske olla, siis lähed lihtsalt võib-olla niisama jooksed ja teed selle trenni nagu päev hiljem või siis kuidagi natukene muudad seda plaani. Mida jooksmine sulle annab? Või trenn üldse? Ma arvan, et jooksmine suures plaanis annab mulle rahu hinge. Minu jaoks, ma ei tea, kes mediteerib, kes teeb midagi muud, siis ma olen seda ennemgi öelnud, et kui juhe on koos, siis mina panen jooksualatsid jalga ja andke mul pool tundi ja ma lähen arutan selle juhtme lahti ja tulen parema, rõõmsama, roosama inimesena tagasi, et ma ei lähe sinna jooksule selles mõttes, selle mõttega, et ma nüüd hullult pean mõtlema, et mis ma selle mingi mure või probleemiga teen, vaid lihtsalt see kuidagi peas loksuvad mingid asjad kokku. Lahtub ära midagi, tekib mingi idee ja peale jooksu mõtled, et huvitav, et miks ma selle peale ennem ei tulnud, aga ju see ennem ei pidanud tulema sinna, et äkki teed oma jooksu ära ja leiad lahenduse ja lähed päevaga edasi. Mitu päeva nädalas sa jooksed? Mis sa naerad? Ma olen selles mõttes jälle natuke teistmoodi, et mina jooksen iga päev. Mis see tähendab? Tähendabki selles mõttes, et mul ei ole ühtegi jooksuvaba päeva, mis võib tunduda veidi selline kummaline, sest peab ju ka puhkama, aga kuna ka treener Anu, kellest me siin korra oleme juba rääkinud, et tema veab ka aastaid oma aega seda hommikujooksugruppi ja neil on septembris alati väljakutse, et jookse 30 päeva iga päev, siis 15 minutit ja 3 kilomeetrit. Või siis käi 30 minutit. Ja ma ei mäleta, kas ta 20, ma isegi ei mäleta, mis aastal need. Äkki 19, ma ei olnud veel 2020 vist alustasin ja hommikujooksudega septembris. Ta ütles, et proovi, ma ütlesin talle kogu aeg, et ma tegelikult ei ole hommiku inimene ja ma ei taha üldse joosta hommikul, see on nagu imelik. Need on imelikud, kes hommikuti jooksevad. Jah, jälle, need on imelikud, kes hommikuti jooksevad. Aga siis ma kuidagi mõtlesin, okei, et ma proovin selle kuu aega ära teha, et mis seal ikka on. Saab, mis saab. Ja siis ma hakkasin pihta ja siis ma kuidagi jooksin ja see septembrikuu ma iga hommiku mõtlesin, et miks ma seda teen endaga. Et see ei ole minu, ma ei taha seda teha, aga kuna ma midagi olen lubanud, siis ma proovin sellega lõpuni viia. Ja siis jooksin need päevad ära ja siis sai 30 september, sai kuu täis ja siis oli 1. oktoober, ikka läksin jooksma. Ja siis ta kuidagi jäi nii, et ma müüsin enda jaoks selle mõtte ära, et tee midagi 28 päeva järjest ja see saab sinu omaks selles mõttes ja sealt jäi kuidagi nii, et tol hetkel jäi ka üks jooksutrendides Kati minuga koos seda tegema ja siis me temaga koos, minu kas Katil sai 2 aastat täis. Et 2 aastat iga hommiku, selles mõttes nagu me ei jooksnud koos, aga me jooksime nagu koos. Et sina jooksid ja tema jooksis? Tema jooksis jah ja tema tegi 2 täis, aga temal oli siis see julgus või otsustavus, et talle nüüd aitab, et tema teeb pausi ja tegigi pausi. Ta jookseb praegu ka, aga ta ei tee seda nagu nii järjepidevalt, aga minul seda pausi hetke veel ei ole tulnud, nii et täna on 5,5 aastat ja rohkem iga hommikul liigutud. Enne saadet ma palusin sul üle vaadata, et siis kui see saade kuuldaval on, et mitmes hommikujooksul on ja see oli siis 2086. Kui arvutused on õiged, et põhimõtteliselt selline number peaks olema, et päris palju. See on üle 2080 päeva jutti. Jah, ilma pausita. Ilma pausita. Jah, vähemalt 3 kilomeetrit. Ikka pean peatuma sellel teemal ka, et aeg-ajalt öeldakse, et ja kus maalt see hommik siis algab on ju, et mismoodi sellega siis lood on. Hilisem kellaaeg on paigas nagu konkreetselt, et see on 10:29 peab start tulema, siis ta läheb hommiku alla. Eks see hommiku algus on selline, kuidas ma ütlen, et
suhteline. Et seal mingisugused mõtted on, aga tegelikult seda vist päris konkreetselt paika ei ole pandud. Ja tegelikult eks meil suurem osa jäävad ka normaalsuse piiridesse. On üksikuid tänu lendudele või mingitele asjadele olnud, mis on pidanud väga vara tegema, aga ma enda jaoks ütlen seda, et kui ma juba ärkasin, siis on minu jaoks hommik, et siis ma teen ära, aga neid, ma ei tea, ma arvan, sellest 2000 selline 5, 6, 7 hommikut on sellist väga, väga ekstreemset, et ma ei tea, 2:30 on hommikul ka joostud, et 2:30 hommikul. Jah, see on hommik. Selles mõttes kellelgi on ju hommik. Ja minu jaoks, jah, nagu ütlesin, et ma ei tee neid tihti, aga aeg-ajalt need tulevad ette. No just sama, et kui sa teedki veel, et näiteks mingi lend on ju, et no siis ei saa lennukis jooksma hakata edasi tagasi. Jah, veits kummaline vist on teoorias, jah. Võib-olla teeks ta väga suure hädaga ka ära selles mõttes, selle vahekäigus selles mõttes. Aga ma usun, et see oleks natukene selles mõttes kummaline. Ja samas sa oled ju käinud ka ala sukeldumisreisidel asjadel, et mismoodi sa siis seal oled seda teinud või sa pole samal ajal olnud? Ikka olen, aga ma ei ole nüüd sukeldumisreisil käinud safaril ehk laeva peal, et kui sa nädal aega kuskil, ma ei tea, Dahabis oled, siis sealt ei ole probleemi selles mõttes, hommik hakkab ikka pihta ja teed oma jooksu ära ja siis lähed tegeled muude hoopidega. Ja kuidas sa jõuad selles mõttes, et ikka ju eestlastlik oleks ju reede õhtul peale töönädalat väike saun ja väike õlle ja võib-olla siis juba läheb 2 õllet ja et kuidas sul see asi on? No, sellega on nii, et kui nüüd ennem tuli. Äkki vist see alkohol kadus ennem ära ja siis hakkasin need hommikujooksud pihta, et pigem vist oli niipidi, et täna üle 6 aasta vist ei ole alkoholi tarbinud ja selles mõttes asendasin ühe sõltuvuse teise sõltuvusega lihtsalt. Et eks see jooksumine on ka tegelikult veidi sõltuvus, et ma usun, et meil kõigil on mingid sõltuvused ja asjad ja oleme mingites osades mingitel asjade altimad, et mina olen täna suutnud ta niipidi enda jaoks teha. Jah, sõltub ju, kuhu sa selle energia nagu suunad nii-öelda on ju. Täpselt. Ma mõtlen, et üle 5 aasta hommikujooksu ja sõprusringkonnas ikkagi öeldakse legendaarne hommikujooksja või jooksugruppides, eks ju, teil on ju ka seal erinevad jooksugrupid olemas. Kuidas ise selle tähelepanu selliselt nagu vastu võtad? Ega ma sellepärast seda ei tee, aga eks tore on ikka ju see tähelepanu, et eks me igaüks taha mingisugust hingepaitamist või asja, et iseenesest on see, kuna see ei ole nii selline ma ei tea, igapäevane ja kogu aeg ei tuletata seda meelde, siis kui ma esimesed aastad jooksin, siis ma ikkagi tegin iga päev pildi mingisuguse ja panin ka hommikujooksu gruppi üles ja siis täna mingite tähtsamate või suuremate numbrite puhul või kui oled kuskil välismaal jooksmas, siis midagi on pildistada, siis ikka pildistada ja postitada, aga ma seda igapäevaselt ise ka enam nagu meelde ei tuleta, et see on täna lihtsalt üks osa minust, see olen mina ja ma jooksen niimoodi. Kuidas su perekond, mida nemad sellest arvavad? Ja küsimus peaks vaatama siia teis poole ja küsima ta käest, et mis tunde see tekitab, kui abikaasa iga hommiku esimese asjana paneb jalatsid jalga ka reisil olles ja läheb selle jooksutiiru tegema, et aga ma arvan, et me oleme suutnud selle nagu päris okeilt toimima saada, et see ei ole nagu ma ei saa öelda, et see kuidagi probleemi tekitaks ja ma ütlen, et kui me ka kuskil puhkusel asjadel oleme, siis ega ma tundideks jooksma ei lähe, et see suures plaanis see hommikujooks on 15-20 minutit, võib-olla uues kohas lähed teeb pooletunnise ringi, et see on suht lühikene ring, et kui seda teatakse ja arvestatakse, siis teen ära selle ja siis lähme oma muude tegevustega edasi, et Rääkides maratoniks ettevalmistamisest, ütlesid justkui, et nagu pool aastat nagu teete tööd selle nimel, et kuidas see välja näeb, siis kuidas valmistutakse ette maratoniks? Eks need trennid ja kavad ja asjad, et sa pead teatud jooksud ära tegema, teatud treeningud tegema, mida lähemale maratonile, siis lähevad need iganädalised pikad jooksud, lähevad pikemaks. Mis asi on pikk jooks? Pikk jooks on, ma ei tea, 1:15 kuni siis kõige pikemad on 2,5 tundi äkki või? Nagu kestvuse ajalt, ajaliselt selles mõttes, et eks
Meid on ka lähenemisi erinevaid, täna me oleme üritanud sinna mingisugused lõigud või asjad ka sisse pista, et oleks nagu natukene huvitavam ja põnevam. Samas see 2,5 tundi seal ma lihtsalt teatud tempoga tiksud ja vaatad, et sul oleks mõnus ja seal on see aeg tähtis, et kehale anda nagu mõista see ja siis on mingid lõigutrennid, on lühemad trennid, aga ka samamoodi, et olen avastanud või ma arvan, see on okei, et tegelikult et selleks, et maratoniks valmis olla, võiks need lõigud nagu olla pikemad, et siin sellised 800 meetrised ja kilomeetrised lõike teen ja siis on ka sellised pikemaid, et suke 10 minutit jooksed mingis tempos ja vastavalt sellele plaanile teed ja toimetad lisaks jõusaal ja kogu see taastumise pool, et see on ka nagu oluline, et kuidagi jõudnud sinnamaani, et ma arvan, et meist igaüks jõuab trenni teha. Küsimus on see, et kuidas sa sellest trennist taastud ja kuidas sa oled valmis järgmine päev uuesti minema. Et kui mul täna on trenni mõttes, ma arvan, et mul on nagu üks vaba päev. See tähendab seda, et ma lähen teen lihtsalt 3 kilomeetrit. Teistel päevadel 6 korda nädalas ma ikkagi teen mingisugusega natuke pikema jooksu pluss siis jõusaali juures, et see maht on nagu päris palju. Kuidas sa jõusaali mõtteni jõudsid, et see sind toetada võiks just nagu maratoni mõttes või jooksu mõttes? Eks see mõte vist on nagu pikemat aega olnud kuidagi peas, aga siin nüüd 1,5 aastat tagasi armas abikaasa kinkis mulle sünnipäevaks ühe sellise tervisepaketi, mille ma olin ise nagu tundsin huvi ja kui ma selle nagu... see oli see vereproovide. See oli vereproovide ja ma isegi vist ei mäletanud, mis selle nimi oli. Mulle ka ei tule hetkel meelde. Pärnu hea sportlane Timo Jeeret seda reklaamis ja sealt ma sain selle info ja kui ma selle olin ära teinud, see oli hästi põhjalik kogu selle toitumise, sealt tuligi välja see, et Coca-Cola ja saia pealt on tore, aga natukene võib-olla ei ole piisav ettevalmistus ja sealt tuli ka info, et kui olen sinna 40-ndates liigun, siis ütleme nii, et üket ma tegin ehk siis oma keharaskustega asju, aga sealt tuli tagasiside, et tegelikult et selleks, et see lihasmass ja kõik see säiliks ja ka kehas kõik need protsessid toimiks hästi edasi, oleks vaja tegelikult ka teha raskustega trenni. Ehk siis sealt tuli see info mulle, või jõudis minuni see info, et ma peaksin nagu jõusaali kaasama endale. Ja siis ma jõudsin jõusaali ja tegelikult sealt nagu tundus, et see hakkas kuidagi toetama ka seda jooksu. Keha ei olnud enam mingitel pikematel pingutustel nagu ei lagunenud mingi tehnika ja asi ära, vaid keha oli nagu rohkem jõudu pikemalt mingeid asju teha. Ehk see pool on see, mis on kuidagi nagu otseselt ma ei läinud jõusaali selleks, et see toetaks mu jooksu, aga tegelikult ta täna hästi tugevalt toetab mu jooksu. Me siin alles mõni päev tagasi sattusime rääkima meie poja esimese vapruse jalgpallitreeneriga. Ja siis Ander ütles, et vaata, mis on nagu välja tulnud, et sellest inimesest, kes kunagi nagu harrastajana hakkas nagu jooksma, on ju, see käib nüüd hapniku kapslis, on ju, siis sellel on kodus infrapunamatt, on ju, tal on kodus mingid rullikud, mingid massaažipüstolid, lisaks kompressioonpüksid, lisaks käib regulaarselt massaažis, on ju, et siin vist ei saa enam öelda, et see on lihtsalt nagu harrastaja. Et see töö on kuidagi nii sihipärane ja teadlik. No jah, tundub niimoodi praegusel juhul. Et kuidagi ma olen jõudnud sinna, et midagi tegema hakkan, siis ma kuidagi sukeldun sellesse väga põhjalikult ja mulle vist ei sobi ainult see, et keegi mulle ütleb, et ma pean seda tegema, vaid ma tahan teada, miks ma seda tegema pean ja selleks siis on vaja mingeid asju juurde endale teadmisi või kogemusi endale juurde saada, et ja kuna ma enda kehaga toimetan, siis tahaks sellega pikalt ja jätkusuutlikult toimetada, ehk siis tahaks teha nii, et selle juures, mis ma ta läbi elama panen, et ma annan talle ka midagi tagasi, ehk me saaksime nagu olla sõbrad ilusasti edasi. See kõlas nii armsasti, et sa nagu tõesti teadlikult saad aru, mis sa oma kehaga teed, on ju? Ma liigun sinna poole, ma arvan, et kindlasti on veel palju asju, mida ma saaksin veel teha paremini, aga teeme samm korraga. Kui oluline on pärast sellist pikemat
distantsi nagu maraton, selline taastusprotsess või kui pikalt sa nagu taastud? See kõik oleneb veel hästi paljudest asjadest, kui raske ja keeruline see jooks oli. Esimesest maratonidest on, ma ei tea, mul ikka nagu väga sellised, et jalad olid nii, et siin põlv läks lukku ja jalad olid sirged ja ei tahtnud kuidagi liikuda ja mingid valud olid päris jupp aega ja mingist maratonist ma äkki olen isegi mingi 2 kuud ehk siis 8 nädalat välja tulnud või ma tundsin lõpuks, et nüüd saab jälle liikuda, see mõttes liikuda sai alati, sest ma läksin järgmine päev jooksma, aga see kuidagi jah, kuidas sa trenni uuesti jõudsid teha, võttis aega, siis tänu kõikidele asjadele, mis ma nagu olen muutnud ja teinud, siis tegelikult ma olen, ma ei tea, peale Riiat ma olin järgmine päev valmis minema trenni. Kas ma 100% oleks suutnud seal endast anda, aga trenni oleks saanud teha, ehk siis kehaga oleme jõudnud heale koostööle, kus mina toetan teda ja tema ei tee mulle pärast väga palju haiget, kuna mina temale ei tee enam haiget. Ma mäletan, et esimesed maratonid, kui me pidime nagu koju sõitma pärast, kui me ei jäänud nagu ööbima kuhugi, ei viljelenda sporditurismi, vaid tulime koju, et siis need esimesed liikumised autost välja peale pikka sõitu oli ka veidi siuke valulik vaadata küll sind. Täna ma isegi ei mäleta enam, et sul peale pikka või isegi peale ultrat oleks nii, et kui hüppad kohe autosse ja pärast välja astud, et nagu keha üldse kange nagu oleks, ma ei mäleta seda. Ja see ongi see, et need muudatused, mis tehtud on, jõusaal, teadlik treening, muud asjad, siis kuidagi see juga tase ja vorm on läinud paremaks, ehk ma suudan küll kiiremini joosta ja rohkem pingutada, aga ka vähem oma kehal haiget teha selle jooksu, sest ma arvan, et esimesed maratonid ikkagi keha sai ikka väga tugevasti pihta selles mõttes, et ta oli tükk aega valulik, aga teistpidi ma arvan, et seesama igapäevane liikumine, kui uuesti panna liikuma, et siis minu jaoks kõige parem taastumine ongi see, kui sa saad uuesti liikuma hakata, et see kuidagi paneb vere käima ja uuesti keha tööle ja sa suudad nagu kiiremini taastuda. Mulle tundub, et sa rääkisid ühest väga olulisest asjast siin, et kui tähtis on enne maratoni ikkagi olla teadlikult vormis, mitte see, et ma lähen katsetan, kuidas mul see 42 kilomeetrit, 42 plus kilomeetrit nagu õnnestub, vaid kui oluline on ikkagi enne selle nimel trenni teha, et mitte siis peale seda esimest maratoni olla väga valulik nii-öelda. Jah, kindlasti, et eks ma tegin ennem esimesi maratoni ka trenne selles osas, aga ma arvan, et kogu see taastav pool, ma ütlen, et minu jaoks need samad kompressioonpüksid on nagu elupäästjad, et ma kasutan neid väga, väga tihti ja minu jaoks ta kuidagi annab mu kehale mingisuguse kiirema taastumise ja lõdvestuse, et mul on lihtsam uuel päeval trenni tegema minna ja tänu sellele on see trenn kvaliteetsem, tänu sellele vorm tõuseb ja kõik asjad ja eks maratonil jooksma minna, igasugused utoopilisi numbreid mõelda, aga tegelikult sa pead aru saama, et öeldakse, et distants ei taba, vaid tempo tabab, et kui sa ikkagi maratonis esimese 30 kilomeetriga ennast nagu tühjaks pigistad, siis selles mõttes on nagu keeruline, et sa pärast viimased 12 enam ei jõua selles mõttes toimetada. Peatame korraks massaažil ka. Tervitan siin kohal Katrin Kiimberit, kes on su ihumassöör juba aastaid minu teada. Ja Katrin vist isegi on sinu kohta öelnud, et sa tema üks edulugusid on ju. Mida ta sellega silmas pidas? Eks ta on jah selline väga lahke ja kiidab hästi palju. Jah, ega ma Katrini juurde ka vist need aastad on juba nii kõvasti mööda läinud, et ma arvan, et mingisugune 7-8 aastat tagasi jõudsin, et mingisugune periood oma elust, ma ei tea, 30-ndast 40-ndani ma vaevlesin seljaprobleemide all hästi tugevalt selles mõttes, et ma ikkagi paar korda aastas olin nagu Kreeka ja ei liikunud ja käisin EMO-s, kus sain mingid süstid ja kuidagi nagu öeldi, et see on sinu viga ja selles mõttes käi süste saamas ja nii ongi su tablette ja siis ma kuidagi jõudsin Katrini juurde ja ma arvan, et mingisugune paar aastat läks aega äkki, et ka siis oli teil mingisugused teemad, aga kuna Katrin hakkas minuga toimetama ja andis mulle mingeid ülesandeid ja nagu ma olengi enne möönud, kui mingi asja jälle võtan endale, siis ma teen seda suhteliselt stabiilselt, et hakkasin ise neid asju kõike tegema ja jõudsime sinnamaani, et ma ei mäleta,
4-5 aastat ma ei ole üldse mingisuguseid rohte võtnud ja mingeid suuri probleeme ei ole ka selles mõttes seljaga, et aga see on jälle igapäevane töö, et võib-olla täna juba mingeid asju teed natukene vähem kui kunagi, aga tegelikult ma ka jõusaalis käies ja vahel ka kodus ikkagi mingeid asju teen selle nimel, et see selg püsiks hea ja kord kuus käin Katrinit külastamas, siis ta jälle läbi valude paneb mind paika ja siis mul on endal jälle kuu aega hea olla, et selles mõttes leiab ta mingid kohad üles ja teeb natukene haiget, aga selles mõttes pärast on hea olla. Aga see ei ole nagu seljaga seotud, vaid see on nagu üldine? Ei, see on üldine selles mõttes täna, et jalad ja eks siin seljas ja puusas ja ka mingid kohad on, mis ta nagu läbi käib selleks, et selg, mitte ainult selg, vaid kogu keha täna oleks heas toonuses ja töötaks ilusasti, et see on pidev töö. Ehk et siis a la 30-40 vahel oli sul olukord, kus sul ikkagi selg oli nii valus, et aastas ikkagi paar korda EMO-sse sattusid süsti saama. Süsti saama, sest et tegelikult oli hästi ebamugav, et mul oli kuidagi nii, et mingi alati ülakeha oli ühel pool ja jalad olid teisel pool, et kuidagi selline kõverus oli selles mõttes sees, et ma oli nagu sõna on selle kohta kreeka ei. Ja sellises olukorras öeldakse, ma mäletan, mis mööda isegi öelda sulle, et sa joosta ei tohiks. Jah. Ometigi sa jooksed siin ultrat ja maratoni. Ja täna ka selles mõttes, kui ma käin seal tervisjõu arsti juures ja see vaatab mu asju, siis ta ikkagi jälle vaatab selle jooksmise peale sellise veits kummalise pilguga, aga ma ei tea. Ma olen täna kõik asjad toimima enda jaoks saanud, et selles mõttes ei ole selles osas probleem, et kui endaga tegeleda, siis suures plaanis leiab paljudele asjadele lahenduse. Ei, üks asi on see tegelme, teine asi on see, et sul on õige jalanud, õige varustus selleks, et kui palju need jalad siit tegelikult rolli mängivad? Ma arvan, ikka mängivad selles osas, et kuigi täna võib-olla jälle natukene, kuidas ma ütlen, et keha on juba jälle andestavam selles mõttes. Ehk kuna nii palju tööd on sinna sisse pandud, siis saab juba pikemalt, aga mingi periood, kui ma jooksma hakkasin, siis 800 kilomeetrit jalatsiga sain joosta ja siis ma pidin ta välja vahetama, siis ta hakkas mu keha peal, et põlved hakkasid tunda andma ja nii edasi, et siis olid vaja nad uued jalatsid leida, et täna saab mingit juba rohkem joosta, aga teisipidi mul on neid hästi palju ka, nii et ma nagu... Väga hea, sa selle teemaks võtsid, kui palju sul pagasnikus botaseid on? Botased on käimiseks, botastega ei joosta. Tosse või? Jooksujalatsid. Jooksujalatsid. Palju sul siis jooksujalatsid on pagasnikus? Ma ei tea, pagasnikus siin alles üks pilt sõber tegi, äkki oli 5 või 6 paari olid. Mulle tundub, et toos on sama palju veel äkki. Et neid on üksjagu selles mõttes, aga iga jooksu jaoks on oma jalad selles mõttes, et kas ma jooksen seda hommikujooksu tiksumist või teen ma staadionil trenni või teen ma mingid lõike või teen ma võistlusi, siis iga asja jaoks peab olema oma jalatsi ja oma sussi, et liikuda. Et siis on ka keha andestavam, kui sul on õige varustus nii-öelda? Ma arvan küll, jah. Ja lisaks selle, et sa oled nagunii ju ka kõik niivõrd palju tugevamaks treeninud juba. Jah, täpselt. Ja ma ütlen, et lihtsalt mingi jalatsiga on kuskil mugavam joosta. Suures plaanis ühe jalatsiga saab ka kõik asjad ära teha, aga lihtsalt kuna täna on mingid eesmärgid ja tahtmised ja vahel tahad lihtsalt ennast natukene poputada paremini, et tunda nagu sellest trennist. Paned selle kiire karbonjalats omal jalga ja lähed teed ühe trenni selleks, et saada selline hea lendav tunne, et siis lähed teed selle, et seda on ka vaja. Ja lisaks sellele, et sa nagu treenid ja muus osas elad sportliku eluviisi nagu toitumisega teadlikult, siis mõtlesin, et õpiks ka natukene spordi asju juurde. No nii kukkus välja, jah. Selles mõttes, et jälle enda jaoks, et kuidagi kodus hakkasid inimesed vaatama, et tahavad kuskil õppima minna, siis ma mõtlesin, et ega ma ei saa ka alla jääda siis selles mõttes ja siis hakkasid mingid mikrokraadi infot tulema ja siis ma leidsin Tallinna Ülikoolist funktsionaalse treeningu alused mikrokraadi ja sinna ma eelmisest sügisest läksin ja märtsikuus ma selle lõpetasin. Nagu ma aru saan, sul on uued plaanid juba paigas mingil hetkel, et mida veel nagu võtta? Mingid mõtted on et vaataks, mis seal peas toimub. Nagu spordipsühholoogia siis või? Täpselt. aga see õppimise protsess, et me räägime hästi palju sellest elukestvast õppest ja sellest, et nagu kogu aeg õppida on ju. Kuidas sina nagu
näed, noh, sul on ka ju üks kõrgharidus juba olemas, on ju, et kui lihtne on nagu tänapäeval koolis vanemas eas ikkagi, noh 45 on vanem iga. No ma ei tea, ma ikka päris noor alles. No selles mõttes, aga kui lihtne sul on nagu koolis käia praegu või noh, koolis omandada seda infot, kus sa käisid? Koolis käia selles mõttes omandada ei olnud küll keeruline. Lihtsalt pigem on see kättevõtmise asi või mõte, et ma seda tegema lähen. Et tegelikult ju huvitavad mõtteid on palju, mida võiks teha, aga tegelikult hakkad jälle mõtlema, et kas, kus ja mis, et eks ikka selle, mis ta siis oli, septembrist märtsini mõtlesid, et iga kuu oli vist vaja korra kokku saada ja mingid asjad iseseisvalt teha, et ta mingisuguse lisapinge ja koormuse pani ju juurde, et aga tegelikult ma arvan, et väga kihvt kogemus ja suures plaanis ma olen nagu väga rahul, et ma seda tegin, sest ma sain enda kohta hästi palju teada, kuna ma need, lisaks teooriale me tegime ka praktikas mingisugused testid ja asjad läbi ja ma sain sealt uusi tutvusi ja inimesi jälle oma ellu, kellega siis nagu mingites asjades nõu pidada ja saada ise targemaks. Et see mõtled küll, et ei tea, kas nagu viitsiks minna ja samas, kui see mõte juba pähe tuleb, siis ikka peab minema, sest seal on mingi taust taga, et annab nii palju pärast juurde. Ja, lahedad inimesed, lahedad õppejõud ja just sama, et said ise mingid asjad läbi katsetada, läbi proovida, enda peal katsetada, said teada ja siis oli juba kuhu pöörduda ja kelle käest abi küsida, kuna said teada, et mingid asjad ei ole kehas päris nii, nagu ma tahaksin, et ja oleks vaja parandamist, siis olid juba kontaktid olemas, kelle poole pöörduda ja hakata tööd edasi tegema. Mida see funktsionaalse treeningu alused siis nagu annab, et mis sa selle paberiga nüüd teha saad? Mina ei tea, mis ma selle paberiga nagu ma ütlesin, et see kõik oli enda jaoks selles osas, et ma sain enda keha kohta teada, kuidas ta funktsioneerib selles mõttes, kuidas on liikumismustrid, kus mul on nõrgad kohad kehas ja ka teadmise, mida ja mis nendega teha selleks, et seda olukorda siis parandada või toetada. Ehk et sisuliselt on sul nüüd olemas võimekus ka teisi inimesi niimoodi vaadata, et kus on nende nõrgad kohad ja mida saaks nagu parandada? Põhimõtteliselt küll jah, selles osas, et üks osa sellest kursust oli ka see, et kellegi sportlase peal siis need asjad nagu läbi viia ja need testid ja asjad ja eks seal ongi see, et suures plaanis teed need testid, filmid ja pärast aegklubis vaatad siis, kus see liikumismustris mingisugune viga on või probleem ja siis sa juba hakkad edasi mõtlema, et mis harjutused ja mis on vaja teha selleks, et seda nagu parandada. Et oskaksid sa siis niimoodi harjutusi ka juba seire kokku panna? No ma arvan, et ikka oskaks, aga see pigem on selline, ma ise veidi võib-olla tunnen täna seda, et kuna mul seda, mina läksin sinna tegelikult null teadmisega sellest asjast. Ülejäänud olid sellised treenerid ja personaaltreenerid ja nii edasi ja mingite rühmatrennide treenerid, sellised teadmistega, et kellel on seda kogemust rohkem, et ma arvan, et täna võib-olla jääb mul selle natukene julguse taha veel see asi, et hakata kellegil siis nagu, ma usun, et ma nõu oskan ikka anda ja mingisugust niimoodi, ma arvan, et see peab tulema ajaga, et eks ma pean seda vaikselt hakkama siin vaatama, kui keegi midagi küsib, siis ma proovin nõu anda ja natuke seda endas arendama ja ühelt maalt ma võib-olla olen rohkem valmis. Täna veidi ma ikkagi nagu natukene kõhklen ja üritan võib-olla pigem enda peal katsetada neid asju veel jätkuvalt ja vaadata, kas nad töötavad ja siis on mida jälle edasi jagada. Et ühesõnaga, kui küsin, et armas abikaasa, et äkki mõtled mulle ka mingi kava välja, et... No sa juba küsisid ka, et ma vist pean hakkama vaikselt nagu mõtlema selles osas, et kindlasti selles osas mingi asja mõtleb välja, et seda materjali ja infot on päris palju, et mingisuguse mõtte ma oskan ikka välja mõelda. Et ühesõnaga nüüd on ikkagi ka saates lubadus antud. Ja, ma just alles mõtlesin üks päev selle peale muideks, et sellega tuleb tegelikult veits nagu mõelda ja tegeleda. Ehk et minu peamine eesmärk, miks ma täna sind siia kutsusin, sai täidetud. See lubadus saada, selge. Aru saada. Saime aru, võtame teadmiseks selle. Aga igatahes nagu ma ütlesin, et siis kui see saade kuuldaval on, et siis on sul Riia maraton selja taga, loodetavasti rõõmuliselt ja tähistamisõnguliselt, et see eesmärk on saavutatud ja siis hakkab töö juba uue maratoni nimel, jah? No siis tuleb puhata natuke kõigepealt, sest et Berliin on nagu järgmine eesmärk. Berliini ma sain nüüd 3. korda või 3. aastat järjest peale, et
kuidagi 2 aastat on seal erinevatel põhjustel see jooks mitte nagu aia taha läinud, aga ma ei ole nagu, ma arvan sealt seda maksimumi, mis sellelt rajalt võiks kätte saanud. Ja tegelikult, kuidas ma ütlen, et ma kindlasti võtaksin Riiast vastu isiklikku, aga kui ma ka Riiast teen hea tulemuse ja see aitab mind kaasa näiteks Berliinis isiklikku joosta, siis see variant meeldib mulle rohkem, sest et eelmine aasta oli teistpidi, et sama plaan oli, et talvel oli Tondiraba, kevadel mais oli see Riia ja siis pidi Berliin tulema, aga kuna Riias said kõik põhimõtteliselt hooaja eesmärgid täidetud, siis tegelikult tekkis mingi selline suvel motivatsioonipuudus või selline tunne, et tegelikult ma oma eesmärgi täitsin ja ega ma ei suuda rohkem ja kiiremini ju joosta ja kuidagi see pani ka natukene selle jälje sügise peale, et siis pigem ma ütlen, et jah, lähen kindlasti Riiga hästi jooksma, aga ma tegelikult tahaks, et see veel parem jooks tuleks Berliinis välja. Ehk et sisuliselt võime nüüd eeldada, et Riiast tuleb isiklik ja Berliinist tuleb uus isiklik. No see oleks ideaalne, aga vaatame, ma nägin, et ettevalmistus Riiaks on hea, kõik on tehtud, lihtsalt maraton ja 42 kilomeetrit natuke sõltub sellest ka, kuidas sellel päeval on see tunne, olemine ja muud asjad, et lähme jooksma ja tuleb täpselt see tulemus, mis tulema peab tol päeval. No igatahes on, mida oodata. Ma ise loodan ka seda, jah. Aga aitäh sulle, Allan, mis ma muud oskan öelda, jään treeningakava ootama. No, jah, proovin. Ja sulle siis soovin väledat päkka. Aitäh.